ja kohe läheb väga-väga põnevaks. Naised kergekaal kaalukategoorias 61 kuni 61,5 kilogrammi. Sit ready. Attention. Ja ma vaatasin just siin, mida teeb Sille Vaiksaar, tal olid kõige kiiremad ja agaramad starditõmbed ja lähebki kohe algusest peale seda võistlust SAK-Tartu esindajanna. Läheb siis juhtima ja on tema rajal number 2 tõmbamas, seejärel juba kohe ka Milla Nüüman, meie külaline Soomest koos Kaleria Rainaga. Kaleria Raina on siis Narva spordikool Energia esindaja, aga kõik naised välja arvatud Tuire Valkonen on veel, ma ütleks, et medalikonkurentsis kinni ja pean silmas veel siin Eve Oviiri, Agnese Salgust ja Ljudmila Ivanovat ka. Aga Sille Vaiksaar on nüüd läinud siin oma 5 meetriga lähima jälitaja Kaleria Raina ette juhtima ja samas kui läbitud on 250 meetrit, tundub, et Vaiksaar tunneb ennast üsna kindlalt, tehnika on väga kena ja stabiilne ja tõmme pikk. Jäänud on 700 meetrit sõuda ja Kaleria Raina, kes on 7. ergomeetril tõmbav Narva spordikooli esindaja, on hetkel kaotamas liidrile Vaiksaarele 5 meetriga. Samas Ljudmila Ivanova ja Eve Oviir hoiavad seal pronksmedalit mõlemad ja Milla Nüüman on ka veel vägagi medalikonkurentsis kinni ja ma ütleks, et ka Agnese Salgus ei ole veel oma mõtteid medalist kõrvale heitnud, sest et kaotab ta ju pronksmedalile hetkel, ütleks, et 1,8–9 meetrit, mis ei ole arvestades järele jäänud distantsi pikkust veel sugugi väga määrav ja just viimasel 200–300 meetril hakkavad need terad vast sõkaldest eralduma. Aga sõkaldest on eraldunud juba sellised terad nagu Sille Vaiksaar siin kindlalt juhtimas 6 meetriga Kaleria Raina ees ja mul on tunne, et siin kuldhõbe on vaikselt ära jagatamas. Iseasi, kes selle saab, sest Raina on Vaiksaarest vaid 4–7 meetri kaugusel, samas on sõuda veel tublisti üle 300 meetri. Nii et nüüd alles tõeliseks sõiduks läheb, aga ka pronksmedali saatus ei ole selge, sest et nagu öeldud, Ljudmila Ivanova, Milla Nüüman ja ka Eve Oviir, kõik nad on veel poodiumi kohas siin kinni. Nii 10 meetrit neid seal omavahel lahutab, jäänud sõuda veel 250 meetrit kuni 200 meetrit juba siin liidritel vaid. Ja nüüd on Sille Vaiksaare edu hakanud Kaleria Raina ees kasvama ja on juba 12 meetrit võrreldes sellega, mis oli ja see oli 7 meetrit. Ja väga stabiilselt on Vaiksaar seda sõitu koos Rainaga sõudnud, kuid nüüd tundub, et Raina hakkab väsima või siis Vaiksaar tõstab, seda me praegu ei oska öelda. Igatahes see vahe on juba 17 meetrit, meeter siia-sinna ja me võime nüüd olla kindlad, et kuldmedali Alfal 2012 naiskergekaalaste seast võidab Sille Vaiksaar ja seda korraliku ajaga 3:37,6. Kaleria Raina 3:43,1 ja pronksmedal Ljudmila Ivanovale. Congratulations, Ljudmila, winning the bronze medal ja 3:45,4. Hõbemedal, silver medal, Kaleria Raina, Narva spordikool Energia 3:43,1. Daamid ja härrad, kuldmedal, gold medal, Sille Vaiksaar, SAK-Tartu 3:37,6.
ja teeme tütarlastele ühe võimsa aplausi veel, enne kui nad järgmisi finaale asuvad.